Ma näen tohutut ohtu ähvardamas kogu planeetti. Rohkem kui pooled maailma suurimatest järvedest ja veehoidlatest sisaldavad praegu vähem vett kui 3 aastakümmet tagasi. Vähem vett järvedes ja jõgedes tähendab vähem vett inimeste toiduks, samuti niisutamiseks ja tööstuslikuks kasutamiseks. Olen kindel, et Californias on praegu palju talumehi, kes kaaluvad enesetappu, sest neil lihtsalt pole veepuuduse tõttu elatist. Kõige konservatiivsemate hinnangute kohaselt elab 2030. aastal enam kui 40% maailma elanikkonnast piirkondades, kus vett napib. Suurte linnade veevarustus on piiratud ja selle kvaliteet halveneb pidevalt. Algavad epideemiad, naasevad keskaegsed haigused. Veekriis toob kaasa toidupuuduse. Kahjuks need pole kõik raskused. On aeg rääkida teisest veega seotud probleemist. Mikroplastireostus on mõjutanud kogu planeeti. Teadlased on leidnud mikroplasti pilvedest, põhjaveest, Gröönimaa ja Antarktika liustikest, Everesti tipust ja ookeani sügavaimast kohast, Mariani süvikust. Tänapäeval transporditakse kuni 25 miljonit tonni mikro- ja nanoplasti aastas ookeaniõhu, lume, merepiisade ja uduga tuhandete kilomeetrite kaugusele, läbides riike, kontinente ja ookeane. Mikroplastil on oma spetsiifilise koostise tõttu teatud omadus, see rikub ookeani soojusjuhtivust. Ja kuumuse eemaldamise asemel sai ookeanist meie planeedile soe tekk, mis lihtsalt vajab jahutamist. Kui tuul, vesi ja kuumus kokku saavad, omandavad nad kohutava ja hävitava jõu. Ja me näeme praegu näiteid sellistest anomaalsetest ilmingutest. Nüüd te seisate kalju äärel ja vaatate, kuidas katastroof läheneb. Aga te ei tee mitte midagi. Ja seda ajal, mil teil on juba vajalik tehnika olemas. Atmosfäärivee generaatorid võtavad atmosfäärist liigse niiskuse, mis tekib planeedi temperatuuri tõusu tagajärjel. Vee võtmine atmosfäärist lahendab kliimanähtuste süvenemise probleemi 70% võrra. Kui muudame atmosfääri õhku, filtreerime sellest välja ka saasteained, nagu sudu, heitgaasid, liiv ja kõik, mis õhus hõljub. IGV-tehnoloogia on keskkonnasõbralik ja aitab planeeti. Olen välja töötanud ja arendanud tehnoloogiat atmosfäärivee väljatõmbegeneraatori paigutamiseks kõikjale, mis suudab toota üle 100 000 liitri päevas. 200 000 liitrit päevas. See pole enam raske. Atmosfäärivee generaatorid suudavad toota mis tahes vajaliku koguse vett, sealhulgas tööstuslikeks vajadusteks. Ja äkki ärkas kogu maailm üles ja ütles, see on ammendamatu allikas.